Raha 24 Eesti meistrivõistluste kolmas etapp Põltsamaal Kuningamäe kardirajal tõi kaasa osavõtjate rekordi. Lisaks senisele 4 naabrile olid meie sarjaga ühinenud veel ka Rootsi ning Ukraina võidusõitjad. Klassis kadett jätkus taas venelaste paremus, kes seekord võtsid koguni kolmikvõidu. Parim eestlane Christopher Reintam oli 4. Omad võimalused olid ka Karl Kenneth Neuhausil ja Steven Pärnasalul. Kahjuks põrkasid nad aga omavahel kokku. Klassis mikro oli juba ajasõit väga põnev. Tasavägine võidusõit jätkus ka finaalis. Head kiirust näitasid Martin Udre ja Georg Kõss. 4. stardikohalt jõudis neile peagi kannule veel Kaspar Korjus. 13 ringi oli liider Martin Udre, aga viimasest kurvist tuiskas paremini välja Georg Kõss, kes võttis magusa võidu. Teine Martin Udre, 3. Kaspar Korjus. Mõneti analoogne situatsioon kordus ka raketklassis, kus kvalifikatsiooni oli ülekaalukalt võitnud küll Jüri Vips, kuid finaalis domineerisid hoopis rohkem Ragnar Veerus ja Paul August Lääne. Tundus juba, et võidu napsabki Veerus, aga lõpuks oli osavam hoopis Lääne, kes saigi etapivõidu. Teine Veerus, 3. Vips. Rotax Minimax klassis olid mängus Pristise auhinnad. Juba ajasõidus oli selgelt kiirem olnud Artur Ploom ja suurepärast kiirust näitas ta ka otsustavas sõidus. Jan-Markus Kõõra järel läks 3. poodiumikoht Lätimaale. Eestlastest oli 4. Jan-Erik Meikup. Võitja Artur Ploom oli elu esimest intervjuud andes veidi häbelik. Sõid on natuke liigav, sellepärast et konkurendid on väga Rotax Junior ja Rotax Max olid seekord rajal ühises stardis. Klassis Junior olid mängus ala uue toetaja HR Riiksi auhinnad. Kiiruse poolest olid eelises Max-klassi sõitjad, aga üldist pingerida see siiski sassi ei ajanud. Junior-klassi kindel peremees oli Fred Alliksaar. Alguses oli suhteliselt keeruline, aga isegi kaotsin ühe kohaga ja kui sõit läks edasi, siis sain oma kohad tagasi võetud ja eest ära minna. Oma klassis sul rohkem rajal probleemi ei olnud enam? Ei olnud, et olen see aasta suhteliselt nagu üle natuke teistest, et kindlasti Euroopa on andnud kaasa mulle. Tema selja taga toimus aga heitlus neliku vahel, kellest teisena lõpetas Kairo Kivi ja 3. koha sai Sten Piirimägi. Mis sa arvad, et kas kogemus ei olnud tulnud juurde? Jaa, kindlasti. Et tänu kindlasti ma tahaks tänada Peepu, kes on mu mehaanika ja toetab mind väga 100%, et talle suur aitäh. Aavo Talvar oli lõpuks omas klassis kindel võitja, teine oli Martin Metsapiir ja 3. Martin Täht. Saan jättes minema, et ma vaatasin, et Martin kiirendab parem, et proovisin teda veel nagu maha tõmmata, et ta jääks nagu stardist toppama, aga start ikkagi anti miski pärast ja Täht sai väga hea stardi sealt, et õnneks on kohe mööda, et midagi hullu ei olnud. Kõige kiiremas TD2 klassis oli hoovutu ringil juba päris palju kavaldamist. Rivaalidele andis hea õppetunni Tõnis Liivmann, kes parima stardikoha eelise suurepäraselt ära kasutas ja kohe kindla edumaa sisse sai. Kvalifikatsioonis me saime palju paremini tööle, kui ta oli trennides, et meil suht suured mured olid trennides, aga õnneks just õigel ajal saime selle toimima ja õnneks ta kestis nii kaua. Kuidas sa stardis kohe nii suure edu sisse sai? Oligi niisugune taktika, et teha selline kaval start, et saada kohe vahe sisse ja õnneks see toimis ja nüüd läks nii. Sa olid kasvult väiksem, kuidas sa oskaksid tuulevarju pugada ilusti? Just nimelt nii ongi. Järgmiste kohtade pärast võitlesid Georg Vann ja Kenneth Hildebrand, kes omavahel rajal kohti vahetasid, aga lõpuks ei peale ikkagi Georg Vann, kes sõidu lõpus ka Tõnis Liivmannile lähemale jõudis. Lõpus hetkel tundus, et Georgi jõuab natuke lähemale, kuidas sulle endale? Jah, et seal ees oli tegelikult üsna raske, et üksi sõita ja niimoodi taga kindlasti natuke parem, aga need ajad olid võib-olla grammi aeglasemad, aga siiski stabiilsed. Ikkagi millest selline vahe, et kas see Põltsamaa rada lihtsalt sobis sulle paremini? Tõesti, Põltsamaa rada sobib mulle ilmselt siin Eesti radades kõige rohkem. Mis sa sellel aastal tahad ära teha veel? Tahaks käia Euroopa etappidel, siin 2 viimasel äkki Taanis ja siis septembris, mis oli Prantsusmaa kuskil. Ja kindlasti jätkata seda head tempot siin Eesti meistrivõistlustel. Kuld on vaja koju tuua? Kindlasti.
Raha 24 Eesti meistrivõistluste 4. etapp sõidetakse 1.–2. juulil Aravete kaardirajale.